Tervist kõigile, minu nimi on Madis Stern, olen Sisekaitseakadeemiast ja seal minu peamiseks tegevusvaldkonnaks on kõik, mis seondub mehitamata õhusõidukitega. Ühtlasi olen ka ise droonipiloot ja seotud uute kaugpilootide väljaõppega. Ja täna siis annan sihukese kiire ülevaate, et kuidas meie kasutame ArcGIS-i oma droonilendude planeerimisel. Et lende me teostame üle kogu Eesti. Lennualad on meil päris suured, näiteks seal saartel on üks ala 37 × 26 kilomeetrit. See oli siis Keskkonnaametiga koostöös tehtud üks sihukene pilootprojekt, teostasime vaatluslende ja siis päris suur ala oli vaja seal katta. Et mainin ära, et Sisekaitseakadeemia on tsiviilkäitaja, mis tähendab, et peame jälgima kehtivaid tsiviilregulatsioone, mis jäävad meie lendamisele teatud piirangud ja tingimused. Ehk siis me peame väga täpselt teadma, kus me lendame ja kus me ei tohi lennata ja nii edasi. Õhusõiduk, millega mina peamiselt opereerin, on EOS C VTOL. Lennu kestvus tavaliselt on 1,5 tundi kuni 2 tundi. Sõltuvalt lennu ülesandest võime lennata ka kuni kilomeetri kõrgusel. Ja siis nii-öelda sellest regulatsioonidest tulenevalt on meil teatud piirangud, et me tohime lennata ainult alade kohal, kus inimeste asustustihedus ei ole üle 250 inimese ruutkilomeetrile. Ja õhuruumi poole pealt me peame lendama siis õhuruumis, mille õhuriskiklass on A, ehk siis praktikas tähendab seda, et iga kord, kui me lendama läheme, siis me peame Transpordiametilt taotlema endale kinnise õhuruumi. Selleks, et seda nii-öelda õhuruumi kinni panna, ja me peame eelnevalt nagu hindama siis, et mis mõju see avaldab muule lennutegevusele. Samamoodi peame hindama siis seda maapealset keskkonda ja seda kõike me teemegi ArcGIS-i tarkvara abil, kuhu meil on siis kokku kogutud palju erinevat informatsiooni, alates siis õhuruumi osadest, kõrgusandmed, takistused ja nii edasi. Et rohkem mul tegelikult slaide pole, ma näitan ArcGIS-i tarkvaras seda nii-öelda siis, millega mina tööd teen. Nagu mainisin, lennutegevus toimub meil üle kogu Eesti. Oluline on siis teada, et millised on need õhuruumi piirangud, mis kõik meie lennutegevust võivad mõjutada. Et kuna me lendame kõrgemal kui 120 meetrit, siis neid õhuruumi piirangualasid on oluliselt rohkem, kui on näiteks tavakasutajal. Et see tavakasutaja drooni lennutamise kaart, seal on alad, mis on ainult kuni 120 meetrini maapinnast. Meie lendame kõrgemal ja siis need õhuruumi erinevad osasid on oluliselt rohkem. Ja siin iga ala peale saab eraldi klikata ja siis saada informatsiooni ka, et millega nagu on tegu. Oletame siis näiteks, et tahame lennata Väike-Maarjas. Väike-Maaria on meie peamine harjutusala. Üldiselt see õhuruum, mis me seal endale reserveerime, on siis 11 × 17 kilomeetrit kuni kõrguseni 3500 jalga. Ja siit kaardi pealt on ilusti näha, et mingisuguseid konflikte muude õhuruumi osadega või geograafiliste aladega meil siin ei ole. Samamoodi siis võiks meid huvitada rahvastiku paiknemine, nagu ma mainisin, et ei tohi olla rohkem kui 250 inimest ruutkilomeetril. Et selleks me kasutame Statistikaameti ruutkaarti, rahvastiku paiknemine. Rohelisega on märgitud siis alade, kus me võime lennata ja punasega on alad, kus me peame siis hoidma eemale. Et Väike-Maaria asule, seal me lennata ei tohi, mujal on okei. Ja see ruutkaart on üle kogu Eesti ja siit tegelikult on näha ka, et kus me võime lennata ja kus me justkui ei või nii-öelda maala seisukoha pealt. Samamoodi huvitab meid, oletame siis, et meie õhkutõusu plats, kohe see avaneb, oletame, et meie õhkutõusu plats asub siin, tegelikkuses see on ka seal, see kuulub Väike-Maaria harjutusväljaku juurde
üldiselt siis stardiplatsi valikul meil on vaja suurt platsi, mis on takistuste vaba. Ei tohiks olla seal elektriliine, hoonestust ja nii edasi. Kui me nüüd kuskil suvalises kohas lendame, siis me saame pannagi kõik need erinevad andmestikud siia kaardi peale, et need andmed pärinevad siis aeronavigatsiooni informatsiooni asukohtadest ja siis ka Maa-ametist. Ja praegusel hetkel on siis kuvatud kõik kõrgtakistused, mis meid võiks huvitada, korstnad, sidemastid, mingid muud tornid ja jällegi, et klikid peale, siis saad teada, et millega on tegu ja kui kõrge see on. Et kõige kõrgemad meil siin Eestis on tuulikud, see võivad siin olla siis 475 jalga ja üle maapinna, mis on päris kõrged ja oma siis nagu maandumisplatsi ja stardi ja maandumisplatsi juures me siukseid asju näha ei taha. Samamoodi siis on võimalik panna siia näiteks siis kõiksugu ehitised. Olgugi, et me võime siin lennata, siis me üldjuhul ikkagi, et häirida inimesi võimalikult vähe, siis me selgitame välja, kus siis need elumajad koos hoovidega paiknevad ja samamoodi siis tööstushooned ja tööstushoovid, et näiteks siin on mingi suur tööstusala ja me üritame seda ikkagi siis nagu vältida, et mitte häirida inimesi. Ja selliselt saab juba päris hea nagu ülevaatliku pildi, et mis siin seal koha peal siis ees ootab. Samamoodi kõik elektriliinid on võimalik peale panna pingeklasside järgi. Siin on näha, et mingi 10 kilovoldine liin siin jookseb, on ju, et 10 kilovolti ei ole väga kõrge, ei häiri meid nii palju, aga nagu hea on teada, kus nad asuvad. Ja samamoodi on võimalik kõiki neid kihte siis eksportida, panna meie drooni lennutamise tarkvarasse aluskaardiks, et näiteks kui me harjutame seal ilma GPS-ita navigeerimist, siis mida rohkem on sul mingid maamärke, saad panna aluskihiks ja nende järgi siis nagu seal õhus viia kokku. Ühesõnaga saada aru siis, kus me siis täpselt nagu asume. Samuti siis, mis meid huvitab, on see, et meil ikka alati oleks olemas raadiolevi, et peab olema raadioside otsenähtavus. Selle jaoks on võimalik kasutada näiteks Viewshedi, seda nii-öelda rakendust. Et aluseks on siia võetud Maa-ameti maapinna kõrgusmudel. Hetkel on siis terve selle lennuala ulatuses mul alla laetud, natuke aeglane. Ja siin siis juba värvide järgi saad nagu aru, et mis on madalamad punktid, mis on kõrgemad, et ilmselgelt kui tõuseme õhku kuskilt august, siis tõenäoliselt me kaugele lennata ei saa, sest et levi kaob ära. Ja näiteks konkreetselt selle Väike-Maarja stardiplatsi juures meie peamine takistus on siis Ebavere mägi, kõige kõrgem punkt on seal kuskil 158 meetrit ja siis selle stardiplatsiga võrreldes see kõrguste erinevus on 50 meetrit ja see siis päris oluliselt häirib meie nii-öelda raadioside otsenähtavust. Ja nüüd ütleme, et tahaks teada, et sellest stardiplatsist, et mis on see raadioside otsenähtavus kuni kõrguseni 120 meetrit, et siis on võimalik teha siin need arvutused ja rohelisega joonistuku välja, et kui ma lendan 120 meetri kõrgusel, siis teoorias ma peaks saama lennata umbes täpselt siia, nagu see roheline ala näitab. Ja väljaõppes ka me seletame pilootidele, et loogiline, et mida kõrgemal sa lendad, seda kaugemale sul see levi on ja seda kõike on võimalik siin ka nagu kuvada ja demonstreerida. Ja mis siis nagu välja tuleb, ongi see, et tegelikult siin on teatud sellised mustad augud, kuhu me ei saagi minna, sest et meil ei ole lihtsalt droonil ei ole seal levi, isegi kui me oleme 900 meetri kõrgusel. Ja siis veel üks nii-öelda funktsioon, mida saab kasutada, on näiteks radial line of sight.
oletame siis näiteks, et mingil X põhjusel ma tahan oma drooniga lennata täpselt siia, kõrgusel 120 meetrit, ja kas ma saan sinna minna, et viewshed'ist me tegelikult nägime, et ei saa, ja samamoodi saab teha arvutused, et kui nüüd vaatleja oleks siin lennuki asukoha peal kõrgusel 120 meetrit, et milliseid maapinna ja maakatte punkte sealt ta näeb, siis siit on ka selgub, et näed, et Ebavere mägi tegelikult blokeerib nähtavus ära ja siin, kus on meie siis nii-öelda saate vastuvõtu antenn, et seda pole näha. Siis saab minna ka natukene täpsemaks selle raadioside arvutamisel on selline asi on nagu Fresneli tsoon, ehk siis meie sideühendus on suundantenn, raadiolained tekitavad siukse teatud koonuse. See Fresneli esimene tsoon nii-öelda põhimõtteliselt terves ulatuses võiks olla takistuste vaba, sest vastasel korral su levi kas ei ole või on häiritud, et siin 2D-s seda nagu väga hea näidata pole, et siis saab minna näiteks 3D-sse ja siin ma olengi teinud siukse Fresneli kurvi arvutuse, see on nagu ruumiline ja siin on näha, et metsatukk jääb ette. Ja isegi kui see esimene metsatukk siin, võtame metsa maha, aga siis siin Ebavere mäe tipp ikkagi blokeerib meil ära kuskil poole sellest, ehk siis see raadio otsenähtavus tõenäoliselt on meil ikkagi häiritud ja me peaksime siis kas tõstma oma lennukõrgust või muutma saate antenni asukohta ja siit on ka näha näiteks, et kui me nüüd selle antenni liigutaksime siia, kus on see kollane nii-öelda radial line of sight, see ala, siis teoorias vähemasti me peaks saama nagu lennata sinna, kuhu me tahame. Praktikas ma ütleks, et see on küllaltki nagu täpne, et vastab küll tegelikkusele väikeste mööndustega ja see Fresneli kurvi arvutus samamoodi, et see sõltub su sagedusest ja neid on võimalik ka teha, siis et kui sa tead oma drooni sagedust, siis Fresneli kurv sõltub sellest sagedusest ja arvutad selle järgi selle välja. Ja mida veel me siis siin ArcGIS-i tarkvaras saame teha on näiteks, et meie droon siis logib hästi palju erinevaid andmeid, lennuparameetrid, piloodi poolt sisestatud käsklused ja kui on juhtunud mingisugune intsident või lihtsalt tahaks nagu analüüsida, et mis meil seal nagu lennus toimus ja mis need parameetrid näitasid, siis on võimalik siin need lennulogid ka kuvada näiteks, et siin on mul tehtud üks alles hiljutine lend, et mida need punktid tähistavad, et antud hetkel nad tähistavad siis raadiosideühenduse kvaliteeti, et siin on näha, et suuresti on siin see punane, et see lennukaugus ei olnud üldse nii palju, see oli kõigest umbes 4,5 kilomeetrit ja lennukõrgus oli siin kõige kõrgemas punktis 800 meetrit, et tegelikult peaks nagu kõik okei olema, aga jah, lõpuks mis siis nagu selgus oli see, et samal päeval siin üleval lihtsalt militaarlennualad olid aktiveeritud ja siis kaitseväelased tegid seal midagi, mis siis häiris meid nii-öelda. Aga lihtsalt jutupoint on jah see, et siin saad ka kuvada erinevaid drooni parameetreid, kiirused, kõrgused, suunad ja kõik siuksed asjad nii-öelda. Ja see olekski lühidalt siis kõik, mida me teeme.